Nii, ja kuna nüüd elektritootmise stsenaariumite tegevused ja mõjud on väga erisuunalised, siis on ka nende peamiste mõjude nii-öelda ühe nimetaja alla toomine üsna keeruline. Et kui meil eelnevate meetmete juures oli esimene stsenaarium, teine stsenaarium ja siis nüüd lihtsalt see mõju tugevus ühelt stsenaariumilt teisele muutus, siis elektri puhul on need meetmed väga erisuunalise ja erilise mõjuga. Aga nojah, kõigepealt võiks välja tuua selle, et siin on mitmed stsenaariumid, eelkõige näiteks Liberal Plus, kus majandusmõju avaldub alles üsna selle vaadeldud perioodi lõpus, 2050 näiteks oli seal mingisugused investeeringud tootmis- või siis varustuskindlusesse. Nüüd väliskaubandusele tekib meil negatiivne mõju üldjuhul siin investeeringutest, et elektrivõimsuste investeeringutes on ikkagi ehitus on nagu suhteliselt väiksema osakaaluga seadmed, mis tuleb suuresti importida, on suhteliselt suure osakaaluga. Et seetõttu siin mõned stsenaariumi puhul, kus meil nüüd elektri siis nii-öelda tootmismahud ei muutunud, tootmismahu muutus iseenesest tähendab ekspordi muutust, sest kodumaise tarbimise me rahuldame kohapealse tootmisega ära, siis nendes stsenaariumites on väliskaubandusele mõju, saldole mõju negatiivne. Nüüd investeeringute mõju sai juba öeldud, et sisemaistest sektoritest on rohkem valdavalt ehitussektori kaudu tulenev mõju, aga loomulikult on seal ka impordi osakaal. Ja ressursikasutuses loomulikult äärmused on taastuvenergia, siis paduroheline taastuvenergia 2+ ja teine positiivne mõju ja siis negatiivne mõju põlevkivi utegaasi stsenaariumil. Aga vaatame juba stsenaariumite lõikes. Liberal Plus oli meil suhteliselt siis minimaalsete meetmetega võrreldes baasolukorraga ja on siit näha ka, et majandusmõjud kaubandusele, SKP-le, ka tööhõivele on siis vastavalt üsnagi minimaalsed. Nüüd taastuvenergia esimene stsenaarium toob nüüd kaasa ikkagi oluliselt mahus investeeringuid, ka tootmismahtude kasvu ja see nüüd avaldab meil kohe positiivset mõju siis majanduskasvule, välja arvatud siin üks aasta näiteks 2040, nüüd see sõltub, kuidas on baasstsenaariumis ja siis vastavas stsenaariumis investeeringute mahud, investeerimistegevused planeeritud, et kui seal on suurem kukkumine, siis see avaldab ka mõju tööhõivele ja SKP-le. Taastuvenergia Plus omab teatavat positiivset mõju majandusele. Taastuvenergia plus, ütleme siis investeeringute maht ei ole nii suur kui taastuvenergias. Investeeringute maht on võib-olla võrreldav, aga seda ei lähe nii palju siis ütleme tootmismahu kasvatamisse. Et positiivne mõju tuleneb põhiliselt investeeringutest. Ja tööhõivele on ka siis vastavalt ja väliskaubandusele mõjud investeerimistsüklitest lähtuvalt. Ja loomulikult energiatarbimine on siis taastuvenergia plus stsenaariumis olulise vähenemise suunas.
põlevkivi stsenaariumi puhul majandusmõju on sellel stsenaariumil nüüd kõige suurem, sest me võtame kasutusele töömahukad tehnoloogiad, üsna suured investeeringud, ekspordi kasv, loomulikult siis tööhõive kasv vastavalt ja selle hind on siis fossiilsete kütuste tarbimise suurenemine ja CO2 emissiooni suurenemine. Siin on sisuliselt sama teema nüüd jooniste peal välja toodud. Läheks kohe indeksite juurde, et jah, siis Liberal pluss majandusmõju indeks on üsnagi nullilähedane, kergelt negatiivne. Et sisuliselt majandusmõju sellel puudub. Taastuvenergia stsenaariumil kokkuvõttes indeks on positiivne päris tugevalt. Väliskaubandusele oli meil siis mõju tänu investeeringutele negatiivne. Taastuvenergia pluss jälle majandusmõju on positiivne, natukene väiksem kui taastuvenergial. Majanduse kasv on, väliskaubanduse bilanss muutub positiivsemaks ja tööhõive suureneb. Ja siis uttegaasi põlevkivi stsenaarium toob meil kõige suurema majandusmõju nüüd nendest elektritootmise stsenaariumitest. Ja ressursikasutuse puhul Liberal pluss on kergelt siis nüüd negatiivse mõjuga kõikides nii primaarenergia, fossiilsete kütuste kui ka CO2 emissiooni näitajate osas. Taastuvenergia stsenaarium on üsna nüüd keskkonna ja ressursi tarbimise neutraalne just eelkõige seetõttu, et kuigi me seal investeerime taastuvatesse energia tootmisallikatesse, siis tootmise maht iseenesest kasvab, et see mõnevõrra siis nii-öelda toob tagasi seda keskkonnamõju. Ja äärmuslikud stsenaariumid keskkonna mõttes siis taastuvenergia pluss, et väga positiivne mõju eelkõige tuleb fossiilsete kütuste tarbimisest ja siis uttegaasi puhul fossiilsete kütuste tarbimisest just negatiivne mõju, kuigi siin võib-olla selle mõju nagu negatiivsus on selles mõttes diskuteeritav, et me võtame ikkagi kasutusele ressursi, mis muidu sisuliselt lastakse nii-öelda kas õhku või läheb kaotsi. Nii, elektrivõrgud kah kiiresti, et elektrivõrkude, ma lähen kohe tabelite juurde, mõjud on väga väiksed, keskkonnamõju siit sisuliselt otseselt elektrivõrkudele me ei saagi, me ei allokeerinud või me ei andnud, see mõju avaldub, kui see tootmise mahud sellest muutuvad siis elektri tootmises. Majandusele on läbi investeeringute teatav positiivne mõju, mis jälle teiselt poolt tekitab meile väliskaubandussaldo negatiivset mõju ja panustab siis selle võrra siis nii-öelda samad mõjud, aga tugevamad. Ja indeksid, majandusseisundi indeksid on ka siin üsna nullilähedased.